Hannes Soomer, et teiselt kohal startides ei ole nagu tegelikult väga suurt vahet, et esimeses kurvis juba esimene ja peale seda juhtisid sõitu, et kuidas nagu see konkurentsis oli ka selles suhtes, et ei pakkunud sulle väga pinget? Ei, pinget pakub ikka, et mootorrattasport on õnneks selline ala, kus üks viga lõpeb väga kurvalt, nii et keskenduma peab ükskõik mis võidusõidule, ükskõik kus kohas ja täna oli samamoodi, oli vaja 12 ringi sõita kiiresti, aga meil läks täna plaanipäraselt. Ringiajad olid head, 13.0 minu arust ma sõitsin esimesed 3 või 4 ringi, ehk siis väga okei päev, väga hea tunne mootorrattaga, stardist kohe esimene lõpuni välja, kõik plaanipärane. Siin on nagu üle tüki aja niisugune huvitav võistlus, kus on üks päev sõit ja teine päev sõit, et ei ole 2 sõitu ühel päeval, et kas see on nagu eeliseks või väikeseks miinuseks? Kõigil on see sama, ehk siis see, jah, ma ei usu, et on eelis või puudus, et mõnes mõttes on äge, tundub nagu päris asi terve nädalavahetus võidu sõita reedest pühapäevani. Mõnes mõttes tahaks sõita täna sõidud ära ja minna koju puhkama, et see on, mõlemal on oma plussid ja oma miinused, aga seekord on lahe, ma loodan, et homme tuleb ka rahvast vaatama. Kas see nagu ootamist järgmiseks päevaks on nagu niisugune pingeline või on ta mõnes mõttes ka hea, et saab tsikli rahulikult ette valmistada, ei ole kiiret, et järgmiseks 2 tunniga peaks nagu tsikl valmis olema? Ega kui ümber ei kuku, siis ei ole seda tsiklit ka väga palju ette valmistada, et kui oleks kukkunud, peaks mingid varuosi kuskilt otsima, siis oleks ilmselt väga rõõmus, et alles homme teine sõit on, aga ei mingit, ma ei tea, närvipinget küll ei ole, eks see ainuke asi, mis siin mõnel võistlejal võib juhtuda, on see, kui õhtune tähistamine vähe pikaks läheb, siis võib homne päev natuke kannatada, aga ma arvan, et me kõik oleme homme ikkagi stardis. Väga tänud, homseks eduga! Aitäh!